12. orkaan toimub siis Saaremaal põhiorkaanina, kuna meil on traditsiooniliselt Läänemaa kaitseringkonnas korraldatud selliselt, et teeme kordamööda Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa ja seekord on saarlaste kord, aga siis Pärnumaal 12. orkaan toimub väiksemas osas ja teeme natuke teistmoodi. Kõigepealt esimeses osas Saaremaal toimub konventsionaalne osa ja siis Lõuna-Pärnumaal, Ikla ja ka Häädemeeste alal toimub siis koostöö harjutamine Politsei- ja Piirivalveametiga ja pühapäevasel päeval Häädemeeste alal proovitakse siis imiteerida seda hübriidsõja teemat. Pannakse üles siis ka õppusega seotud plakateid ja lisaks siis saab politsei harjutada massirahutuste maasurumist ja me tahame läbi harjutada ja läbi proovida ka seda, et kuidas siis rollid vahetuvad. Kõigepealt ju meil kriisisituatsioonides hakkab tegutsema politsei ja nendel on siseturvalisuse vastutus ja sellest siis üleminek, et kuidas see üle läheb ja kuidas see läheb siis pärast üle nii Kaitseliidule, Kaitseväele tervikuna. Just Lõuna-Pärnumaa suuresti sellepärast, et meil väga hästi sobib see hübriidsõja läbiharjutamiseks ja natukene ka roheliste mehikestega. Lisaks meile tulevad meie liitlasüksused lätlased ehk siis Läti Semmersaatse üksused ja nendega on ju väga hea koos harjutada piiriülest tegevust. Et kuidas me omavahel suhtleme piiriüleselt ja nemad ka seekord mängivad meile vastast ja vaatame siis, kuidas see üle riigipiiri tulek on ja kas riigipiir peab. Ja seda siis põhiliselt ikkagi Kaitseliit on toetavas rollis Politsei- ja Piirivalveametile, kellel on esialgu seal ikkagi väga suur rõhk ja roll. Ja kuna siis need piiriülesed tegevused ja lisaks siis põhitegevused siis Häädemeestel, me kindlasti kohalike omavalitsustega kooskõlastame ja kõigile inimestele anname teada, aga liiklust me ümber suunama ei hakka, kinni ei pane. Kui võib-olla mõned inimesed samal ajal juhtuvad liikuma, siis nende liikumine saab olema natukene häiritud. Kõik õppusel osalejad on tähistatud vastavalt siis õppusele ette nähtud stsenaariumile ja kasutame paukpadruneid ja ka imitatsioonivahendeid, ehk siis teeme ikkagi väikest pauku ka, aga kindlasti toimub see sellel ajal, et inimesed veel ei maga, et kedagi me häirima ei hakka.